Hunt ja põder. Põder jalutas metsas ja kuulis äkitselt keegi hüüab appi. Läks hääle järgi edasi, nägi tuul suure kuuse ümber lükanud, kuuselatv hundile peale kukkunud ja lamab nüüd hunt siruli kuuselatva all, ei pääse kuidagi välja, ulub haleda häälega. Põder väärutas pead, küsis: no kuidas sinuga sihuke paha lugu juhtus üleaedne? Ära pärig enam, kallis sõber, näed hing iga silmapilk välja minemas, ole parem hea mees, löö sarved külge, aita. Aitaks, aga kas ma kah jõuan, kahtles põder. No katsu vähemalt, pai vennas, hüüdis hunt viimases hädas. Jah, katsuda ju muidugi võib, arvas põder, lükkas sarved kuuse alla, pingutas, võttis kokku kogu rammu ja kergitaski raske puuladva nii kõrgele, et hunt enda selle alt välja sai. Olen ikka tugev tõesti, imestas põder ise oma jõudu ja tahtis edevalt pead kõigutades edasi minna. Hunt tõusis jalule, vaatas oma kalli kasuka üle, katki polnud see kuskiltki, kõik kõmblused olid terved ja korras. Jooksis siis kohe põdra juurde, põrutas jalaga vastu maad ja käratas kurjalt. Pea kinni ja ära liigu enam sammugi. Ohoh, miks ma ei peaks siis enam sammugi liikuma, küsis põder. Sellepärast, et ma söön nüüd su ära. Kas sa siis ei tea, et sa oled minu jahisaak? Hüüdis hunt. Kannata. Eks see olnud ju mina, kes su surmasuust välja päästis, ütles põder. See ei puutu asjasse, vastas hunt. Ei säärane alpus kõlba kuhugi. Häbenema peaksid üleaedne. Pole siin mingit häbenemist. Muud midagi kui nahk maha. Vaidlesid ja vaidlesid, tülitsesid kaks head naabrit nõndaviisi tubli tükikese aega, ei jõudnud mitte kuidagi üksmeelsele kokkuleppele. Ja põder tegi viimaks ettepaneku. Otsime kolmanda, las see mõistab kohut ja ütleb, kummal meist on õigus. Hea küll, otsime kolmanda, oli hunt kohe nõus, mõtles kavalpead tabab ehk veel teisegi looma, keda ära süüa. Hunt ja põder hulkusid nüüd õhtuni mööda metsi ringi, otsisid, leidsidki viimaks kolmanda. Karutaat läks mõmisedes küla poole, et oma noorele naisele Eivake mett muretseda. Kuulas mõlema poole kaebused kannatlikult ära, pistis käpa suhu, jäi mõttesse ja pajatas alles tüki aja pärast. Ei mina oska teile anda praegu ei niisugust ega teistsugust nõu. Vaja minna sündmuskohale ja sügavamalt järele kaaluda. Hunt ja põder olid nõus. Mindigi sündmuskohale. Karu kõndis ümber kuuse, mõtles jälle, ütles viimaks. Põder, pane sarved siia ladva alla. Näita, kas sa jõuadki seda üles tõsta. Jõuan, miks ma see ei jõua, ütles põder ja tegi nagu karu käskis. Seejärel ütles karu hundile. Hunt, poe sina nüüd sinna okste vahele, näita, kas sa mahudki nii kitsasse kohta. Mahun, miks ma ei mahu, ütles hunt ja tegi nagu karu käskis. Siis ütles karu jälle põdrale. Soo, põder, lase nüüd kuusk tagasi oma kohale. Põder laskis kuuse tagasi oma kohale, hunt oli jälle vangis nagu ennegi. Oli vangis ja jäigi vangi, kes säärast ahnepeitsu ikka enam avitada julgeb.